Tere järjekordset pühapäeva. Nagu ma ütlesin, mul peas võtab vormi üks saade, kuid päeval lihtsalt ei olnud see veel valmis. Ja tänase saate teemaks on hirm. Hirm, mis tegelikult takistab meid liikumast, arenemast. Hirm, mis ei ole see, mida me oleme harjunud vastu võtma kui jookse või võitle ellujäämistaktikat, vaid just nimelt see hirm, mis halvab meid ära ja halvab meid ära juba ainuüksi sellepärast, et mis siis, kui asjad muutuvad. Uskuda, et see hädaorg, milles sa oled, ongi sulle ette nähtud, paremat sul ei olegi, midagi lubatud, on kõige suurem valetamine endale. Ja see valetamine ei teeni mitte kellegi teise huve kui ainult nende huve, kes on siin reaalsuses selleks, et kasvatada rääkivat karja, kes hoiab meie väge avaldumast, sest kui me tunnistame endale, et see, mis meie elus oli rasket ja keerulist, oli meie elus sellepärast, et me õpiksime sellega toime tulema, et me õpiksime tööriistu, mis aitavad meil sellest olukorrast välja tulla, siis need tegelased, kes siis peavad inimesi, inimolendeid kariloomadena, ei saa enam inimest ohjata sellisel kujul, et ta täidab kõike, mida need tegelased tahavad. Kui me nüüd võtame päris tavalise füüsilise maailma, jätame hetkeks energiat kõrvale. Nagu te teate, minu sõnumid tavaliselt tulevad siiski läbi energiate ja me olemegi siin selleks, et energeetilist mustrit tuua oma füüsilisse maailma. Kui me nüüd võtame selle füüsiliselt silmaga nähtava, käega katsutava füüsilise maailma ja hakkame siis sealt vaatama, et mis on siis see põhjus, miks me alistume hirmule. Nagu ma olen korduvalt ja korduvalt tegelikult rääkinud, hirmule alistume me sellepärast, et me ei usalda iseennast. Me ei usalda iseenda suutlikkust, me ei usalda iseenda väärtust. Täna sain enne saadet just päris kurjaks jälle ühe
ühe oma õpilase peale, kes on taaskord, olles teinud väga mitu väga olulist läbimurret, vajutanud ennast tagasi sellesse mõttemaailma, et ma ei ole mitte midagi väärt, ma ei kõlba mitte kuskile, ma ei tohi endale kedagi lähedale lasta. Ja no ühesõnaga see, et elu juhtub mulle. Kui me räägime, et meie elus juhtunud minevikus, juhtunud asjad on selleks, et me nendega õpiksime toime tulema, siis ei ole enam kohta sellel, et elu juhtub mulle, ma ei ole mitte midagi väärt, kõik võivad minust üle sõita. Ja teades, et see inimene on väga võimekas, väga avatud maailmavaatega, väga, ma võin isegi öelda, tark inimene, aga ta ei usalda iseennast ja nagu öeldakse, et kui õpilane ei taha õppida, siis ei ole õpetajal ka mõtet seda võtta isiklikult ja lasta see õpilane siis ümbersõidule, et ta ei peagi olema kontaktis, et ei peagi asju arutama, sest nii palju kui tegelikult minu kogemus on olnud, siis need kõige suuremad mässajad, nimetame siis mässajateks, kellele olen mingil ajahetkel tõesti ladunud ette, mis nad on ja kui palju nad tegelikult suudavad ja nad keelduvad seda vastu võtmas. Ja tegelikult on see paljuski ka minu enda lugu, sest nagu te teate minu kaksikleegi teekonda, siis meie esimene kohtumine sai aset leidma siis, kui tema oli 10 ja mina olin 17 ja see, mida ta rääkis meie tulevikust, minu füüsilisest elust, minu tööst, minul oli hirm. Ma tunnistan ausalt, see oli hirm, mis takistas, mis pani mind käituma õelalt, vastikult, sest ma ei tahtnud. Mitte see, et ma ei oleks suutnud, vaid just nimelt ma ei tahtnud, sest mul oli hirm minna vastuollu oma vanemate elukogemusest või vanemate hoiakutest tulnud raamidele. Ja nii nagu tookord siis juhtuski, ta võttis mult selle õhtu mälestuse ja andis mulle tagasi siis 27 aastat hiljem. Kuidas sellest hirmust üle saada? Ma tean, ma kostun nagu katkine plaat, mis viskab kogu aeg ühele ja samale rajale. Aga oma hirmust üle saada on ainult üks tee. Teadvustada. Sa teadvustad, miks sa tunned hirmu. Sa teadvustad, kuidas sa tunned seda. Sa oled teadlik, mida sa endalt tegelikult takistad.
Nüüd muidugi tulevad küsimused, no aga mida ma siis sinu meelest takistan, et sa lihtsalt mõtled midagi välja ja sa ei tea tegelikult mitte midagi. No hästi, kui te arvate, et ma ei tea, siis see on teie õigus arvata. Mina tean, mida ma tean ja olen paljudega teist koos võidelnud lahinguväljal. Seega ma tean teie olemust. Ma tean teie väge. See, kui te ise kardate seda väge endale tunnistada, see on teie valik. Kuna aga ajastu on praegu täpselt selline, et need, kes korra on juba teekonnale käivitatud, siis on sellel tahes-tahtmata, kas sa tahad seda teekonda vastu võtta või sa ei taha seda teekonda vastu võtta. Sa oled sellel teekonnal ja sa käid neid vanu, ütleme siis haavu läbi jälle ja jälle, nii kaua, kui sa saad aru, et see ei ole mitte sinu piinamiseks, see ei ole mitte sinu kiusamiseks või mahategemiseks. Need olukorrad, mis taas jälle ja jälle toovad pinnale need hirmutavad olukorrad ja panevad meid tundma, et no ma ju lõpetasin juba selle teema, siis oluline on see, et te mõistate esiteks. Mul on vaja sellest midagi ära õppida, selgeks õppida. Seega, kui see asi tuleb uuesti, uue ringiga, teadvusta, aga ma olen selles kohas juba olnud. Niisiis, ma tean, kuhu praegune muster, just nimelt praegune mõttemuster, praegune hoiakute raamistik mind hoiab ja meie asi on muuta natukene seda suunda. Me ei saa, nii nagu ma rääkisin eelmine kord, me ei saa muuta oma suunda 180 kraadi. Miks? Me ei saa seda teha sellepärast, et meie füüsiline keha, meie aju ei võta seda vastu. Rääkisime Andrusega siin mõned päevad tagasi just seda sama päikese teemat ja seda infopakettide teemat ja jõudsime siis arusaamisele, et tegelikult see, et meil pidevalt on nagu paha. Et see infopakett, mis tuleb, see, millega seda maad pommitatakse, see, kus me ise oleme vastuvõtjate rollis, ehk siis neid arvuteid püütakse uuendada pidevalt, et me saaksime sammu edasi. Meil on halb, me elame selle üle ja siis on juba nagu täitsa okei olla. Tuleb uus lendva peale. Meil on jälle halb, aga arvestage seda, et teil on juba all olemas eelnevad uuendused, teie tarkvara ja ka inimaju puhul ka see raudvara on juba muutunud. See on umbes nii, et arvuti emaplaat on ära vahetatud või mälukaart või just vaatasin arvuteid, tahtsin vaadata, et milline see õigem on. Mitte nüüd see, mis meil on Windows, vaid just nimelt see töötav mehhanism, mis seda kõike töös hoiab, on juba parem. See on meil
juba uuem. Seega uus info maandub juba uuemale mudelile. Ja samas on see info nii palju tugev ja raske, et isegi see uus mudel on omadega natukene puntras ja meil on jälle siukene maakeeles öeldes, eks ole. Aga kui me teadvustame endale seda, et ahah, uus liter tuleb sisse, mida me saame enda jaoks teha? Vett, jooge vett. Mina olen hakanud vesinikvett jooma. Ehk siis selline väike pudel, siia mahub sisse enam-vähem pool liitrit. Ja kui ma nüüd vajutan selle siit käima, näete, siit tulevad mullikesed. Ehk siis minu jaoks on siin see koht, et elektrilöökidega liigutatakse veest välja hapnik. Ehk siis hapnik muutub gaasiks, kohe hüppab välja. Ja alles jääb vesinik. Nagu me teame, vee keemiline valem on H2O, nii et see O lennutatakse minema. Loomulikult mitte täielikult, aga ma olen seda nüüd juba joonud kuu aega, 1,5 kuud. Aeg läheb nii kiiresti, et ega ma ausalt öeldes ei oskagi praegu öelda. Ja ma tunnen muutust. Kõige suurem selline muutuse koht minu jaoks on, ütleme, esiteks see, et ma teen kodu juures juba hoopis rohkem. See jälle ma ei mäleta seda kohanime, kus oli spordikeskus ja me käisime jalutamas, eks ole. Et 7,5 kilomeetrit mina oma kilodega ja haigete põlvedega ma tegin selle niimoodi läbi, et ma isegi väga tugevalt ei hingeldanud. Loomulikult, kui läksime mägedest üles, siuksed korralikud järsud mäed, need on suusabaasi rajad, tegelikult suvel on nemad siis jalutuskäikudeks. Ja no väga teadlikult pidin samm, hingetõmme. Niisugune vana vedur. Aga kui sealt juba sai üles minu organism, minu hingamine taastus ja ma sain jälle edasi minna. Et minu endine töökaaslane ehk siis rehabilitatsioonimeeskonna füsioterapeut, teades minu lugu ja kõike, oli üsna selline nagu tähelepanelik, ütleme siis. Tähelepanelik sellest, et tempo oli piisavalt selline korralik ja et ega ma nüüd ära ei väsi, järsku on vaja vahepealt puhata. Aga me tegime selle ringi 7,5 kilti üsna ühe jutiga. Ja loomulikult oli palav ja sääski õnneks ei olnud. Tuul oli. Näete siit, kui siit on nüüd näha, on natuke sükest gaasi nagu tuleb välja. Ja täiesti tavaline vesi, aga hästi siukene annab ajule ja annab kehale, et ma ei saa öelda, et see on mingi võlujook, aga ma tunnen ennast paremini. Ehk siis see oli nüüd siis see vee joomise koht, et mis iganes, mida te tarvitate. Siin oli vahepeal
MMS-i teema, siis oli MSM-i teema, ehk siis üks on väeväli ja teine on siis kloori teema, et need kõik ja lisaks veel soodavesi, eks. Need kõik on tegelikult vägagi õigustatud, sest need mõjuvad kehale toetavalt. Ja kui me nüüd teame, eks ole, väeväll põletab, mürgine, kloor põletab, mürgine. Ja samas, kui me võtame, eks ole, vesinik, see vesinikülihapendi vedelik, mida meile apteekist müüakse, samamoodi ta ju põletab. Ja kui nendega niimoodi hambaid loputada või nii-öelda valgendada, siis hambavaapa söövitav, eks. Aga mõelge nüüd selle peale, et ka ussimürk on tegelikult meie igapäevaravimites sees, nüüd juba ka täiesti avalikult reklaamina peale, et näed, vot see salm nüüd sisaldab 0,1% ussimürki. Kõik läheb koguse peale. Meil ei ole vaja hakata pudelist torusiili jooma või seda ülihapendit otse pudelist jooma. See ei ole füüsilisele kehale okei. Kõik on dooside järgi. Me alustame väga väikeste doosidega. Ja sealt tulebki see, et kuidas meie keha ennast tunneb. Mis siis on vaja kehal, kui need infoasjad peale tulevad? Esiteks, see on juba Accessi meeskonnalt väga laialt inimestele sisse söödetud. Inimese keha vajab vett, soola, suhkurt. Vesi, sool ja suhkur on elektrolüüdid. Praeguse kuumaga on väga paljudel, ka minul peaaegu oleks saanud siin niitmisega kuumarabandus. Ehk see esimene märk on see, et mõtled küll, et on jah palav, aga nagunii higistad ja tuul tuleb peale, on täitsa okei. Nii nagu kaob ära higistamine. Siis on see, et kiiremas korras on vaja vedelikku, natuke vilu ja kui me nüüd võtame Austraalia karjaaia tegijad, vähemalt meie kui olime koolis, meie põlvkond, siis oli see väga levinud selline võrdlus, et sool on elektrolüüt ja nendel, kellel siis tõesti päike paistis seniidis kogu aeg, olid veele kaasas soolatabletid. Meil ei ole soolatablette, meie saame kasutada soolakristalle. Soolakristall keele alla, veresuhkur püsib õige koha peal. Ehk siis miks pärast meil läheb aega-ajalt süda pahaks, kui kõht on tühi? Aga sellepärast ongi, et elektrolüüdid on paigast ära ja meil tekib selline iiveldus või siis sihuke. Veresuhkur on maas. Jah, peaks olema maha läinud, et siis tuleb midagi süüa, et siis on jälle hea. Sellistel hetkedel, kui ma vanglas töötasin ja kui mul hästi kiiresti kaal langes, oli just see koht, et ma ei käinud lõunat söömas, hommikul ma ei viitsinud süüa, ma ei jõudnud süüa. Ja mul oli kaasas väike tops. See oli mul just hiljuti siinsamas, aga nüüd ma olen ta kuskile jälle ära pannud. Ja väike tops oli roosa soolakividega ja ma tundsin, et asi hakkab jamaks minema.
soolakristall keele alla ja jood vett. Ja see taastas olukorra ja ei olnudki rohkem vaja ja mul oli hea olla. Ehk siis selleks, et vastu võtta kogu see informatsioon. Ma täna jooksin, kas oli järsku mingi teadussaade. Ma isegi ei mäleta, mis kanal see võis olla. Ja selles teadussaates räägiti siis, ma ei jälginud teda otsast lõpuni, aga mulle oli tuttav see kujund, mida nad seal arutasid, et nii maal kui päikesel on oma gravitatsioon, eks. Kui nüüd on päikseloited, siis need magnetjooned lähevad üheks ja tekib kanal infovahetuseks. Ehk siis meie seesamune infopakettide peale võtmine, et meil tuleb lihtsalt oma füüsiline keha, oma klikiaegne arvuti, hoida sellises valmisolekus, et ta suudab selle vastu võtta. Ja meil on vahepeal siit olla. Aga me elame selle üle. See, kes loodab, et ta sureb ära kohe-kohe. Nendele võin öelda, et ei te võite ju unistada sellest, aga kui pole ette nähtud, siis te ei pääse. Jah, te teete oma füüsilisele kehale karuteene. Te saate endale mingi korraliku haiguse, nii nagu mina sain, eks ole. Aga teid ei lasta ära. Kui teil on ülesanne teha midagi selles reaalis, siis teid ei lasta ära. Niisiis, selleks, et minna oma missioonile, tuleb meil iseennast tundma õppida. Selleks, et iseennast tundma õppida, tuleb lahti lasta hirmust. Hirm iseenda ees. Hirm selle ees, et mis küll saab, kui nüüd hakkavad muutused toimuma. Selliste küsimuste peale ma tavaliselt küsin küsimuse vastu, et aga mine nüüd tagasi 10 aastat. Kas sa praegu tahaksid absoluutselt kõikide nende olukordadega, mis sul oli 10 aastat tagasi, kas sa tahaksid seda tagasi? Et tulla uuesti sama koha pealt ja hakata uuesti neid asju õppima. Kes on tõeliselt oma arengut teadvustanud ja kes tõeliselt saavad aru, mida nad teevad, ei ole mitte see koht, et see on popp ja noortepärane või näed, tema teeb ja mina teen ka, on ju. Et kellegi järgi midagi teha. Siis nii, nüüd läks jälle mõte katki. Ei ole kasu püüdlusest olla kellegi moodi. Kui me oleme selle tõeliselt omaks võtnud, et see on minu minevik, see on minu elu. Ja isegi kui mulle makstakse 1 000 000, siis ma ei taha 10 aasta tagusesse aega minna. Jah, 40. Ei, miks mitte? 10 aastat tagasi ma läksin just vanglasse tööle. Rohkem kui 10 juba tegelikult. Mis siis, et see oli vägev, see oli tore, ja ma õppisin tohutult palju. Aga ma ei taha tagasi minna selle Elle juurde, kes ma siis olin.
Ja selleks ei ole ka enam põhjus, sellepärast, et ma olen oma õppetükid sealt juba kaasa võtnud. Ma olen saanud teadlikumaks, ma olen puudutanud paljusi elusi ja see ongi üks osa minu missioonist, mis ma olen teinud. Ja minna tagasi päris punkti A, et öelda nüüd, et ma hakkan nüüd seda kursust uuesti tegema. Nagu te teate, kes on ise praegu silmitsi oma enda hirmu ja mineviku haavadega, siis ei taha seda uuesti korrata. Sa tead, et jah, see oli kogemus, see oli vajalik, aga minna täiesti nullteadmisega praegustest teadmistest tagasi sinna ei taha. Kuid, nagu ma alguses ütlesin, me ei saa muuta oma käitumismustreid 180 kraadi. Meil on vaja muuta neid mõne kraadi võrra korraga. Ehk siis me läbime neid olukordi 1 kord ja 2 kord ja 3 kord ja täpselt nii palju kui vaja, et saavutada see käitumismuster, mõtlemismuster, mis tegelikult ka toetab meie elu ja näitab meile, mis me tegelikult väärt oleme. Tagasi selle mässaja juures. Inimene keeldub nägemast, mis ta väärt on. Ma olen paar korda ennem ka puudutanud seda kohta, et kui inimesel on väga-väga madal enesehinnang, siis ta ei pruugi selle väärtuse teemast sugugi nii lihtsalt läbi tulla. Sest nüüd selle konkreetse olemi puhul on see teema, et ta on millegipärast jäänud kinni sellesse mustrisse, kus ta peab ennast karistama. Samas on see siis lapsepõlve teema, on see eelmiste elude teema. See elu enam ei ole, praegune hetk ei ole enam see, kus oli tõesti vajalik olla selles mustris. Sest muidu võis elu ohtu sattuda. Seega hirmust jagu saamise jaoks on vaja eelkõige ära tuvastada, miks. Vahest isegi mitte see, millal see alguse sai, vaid miks sa käitud selliselt. Ehk siis laps küsib ema käest, miks sa lihaküljest tüki ära lõikad? Ometi pann on suur ja sa paned selle väiksema tüki sinna kõrvale. Ema ei tea, sellepärast, et ema teeb seda sellepärast, et tema ema tegi. Ja siis, kui mindi küsima, siis lõpuks oli niimoodi, et jumal tänatud, see ema oli veel elus ja tema siis ütles, miks ta seda selliselt teeb. Kuule laps, minul ei olnud nii suurt panni, nagu teil on. Ma pidin tegema seda praadimist 2 erineva korraga. Aga me oleme mustrite orjad. Me oleme igavesti omaenda eellaste arusaamade, hoiakute ja käitumusmustrite orjad. Nii kaua, kuni me ise teadlikult alustame küsimusega, miks? Miks ma teen seda praegu selliselt? Super, kui
selle miksi kõrvale tekib kohe teine variant, et okei, aga ma nagu ei taha teha seda. Et miks ma pean seda selliselt tegema, kui ma seda võin ka selliselt teha? Me juba muudame oma mustrit. No ja kui siis päris tõsiselt teadlikkuseni minna, siis see teadvuse osa, see teadlikkuse osa tuleb. See tuleb kaasa siis, kui oled lubamises. Ja ma tean, see on jälle see lubamine. Kujuta ette pajuoksa ja kujuta ette tamme. Paju paindub. Surve läheb ära, ta tõuseb jälle püsti. Tamm seisab. Ta seisab kõige suuremate tormide aeg, ta seisab. Aga kui pindpinevus on juba piisavalt tüve lammutanud, siis ta murdub. Ja ta ei tõuse enam püsti. See on voolamine. Kui sa lased endast mööda minna need jamad ja keskendud nendele asjadele, mida sa saad muuta. Issand Jumal, anna mulle tarkust vahet teha asjadel, mida ma saan muuta ja mida ma ei saa muuta. Anna mulle ükskõiksust nende suhtes, kus minu osalus ei ole vajalik. Anna mulle jõudu sekkuda nendesse asjadesse, kus minu osalus on vajalik, kus ma saan midagi muuta. Ja nendel kahel tuleb osata vahet teha. Tulles tagasi hirmu juurde, siis hirm on tegelikult üks meie ürgseid tundeid. Ja see ürgne tunne ongi võitle või põgene. Kui sa aga leiad, et põgeneda pole mõtet, sul tuleb asuda võitlusse, siis sellega peab sinu aju võtma kasutusele koheselt vahendid, millega sa saad võidelda. See tähendab oma vaenlase tundmist. Seega hirm paneb su leidma võimalusi. Ma ei ütle, et hirm on halb. Ma lihtsalt ütlen, et hirmust tuleb läbi minna teadlikult. Ja õige hirm on see, mis panebki su tööle, panebki su analüüsima, kes su vastas on, kui palju sa tema jaoks omad oskusi, et temaga võidelda. Loomulikult on foobiaid, on kõiksugu muid tarku sõnu, aga alguse saab siiski kõik inimese enda tahtest. Kas ma tahan sellest hirmust läbi minna? Karm on see, kui inimene räägib sõnades, et ma tahan sellest läbi minna, ma tahan saada paremat elu, ma tahan olla võrdväärne. Ja kui me läheme, jõuamegi kõige nende asjadega just täpselt selle hirmuni, et nii, sul on tööriistad olemas, toimeta. Ja mitte see, et ta tardub ära,
ta laskub karistamisesse. Iseenda karistamisesse. Kuidas ma nüüd ikka astun üle esivanematelt saadud raamide? Ajastud on teised. Tsivilisatsioon on teine. Kas ta on parem, kas ta on halvem, seda räägivad alles ajaloo raamatud. See, kuidas me selles tsivilisatsioonis toime tuleme, on teadlikkuse teema. Sa teadvustad, mida sa teed, sa teadvustad, kes sa oled ja sa teadvustad, miks sa midagi teed või oled. Ma arvan, et ma tänaseks lõpetan. Kuna mul tuleb nüüd välja mõelda, kuidas ma selle salvestise üles saan laetud, ma väga loodan, et ta läheb probleemideta, kuid tänase hirmu teema, ma tean, see on tegelikult meil juba mitu korda käsitlusele olnud, aga ikka ja jälle keegi langeb sellesse ja meil on seda vaja jälle uuesti üle teha, sest hirm kui selline on tegelikult üks osa meie praeguste poliitikute relvadest, sest kui me ikka hirmutame piisavalt, siis saavutame seda, mida meie tahame. See on ka põhjus, miks ma alati ütlen, et meil tuleb õppida iseenda sees olema tasakaalus ja iseenda sees teadvustada, mis see on, miks meid hirmutatakse. Sest kui sa juba saad aru, miks keegi käitub sind hirmutavalt, siis tal ei ole sinu üle võimu. Jah, on tagajärjed sellel näol, et ta võib oma käitumist peale keerata. See võib tähendada seda, et su elu läheb mingiks ajaks veel hullemaks. Aga kui sa juba oled sellele teele astunud, ehk siis selle sama käitumismustri muutmisele, paar kraadi korraga. Jah, sa võid ka veerand sellest poolkerast kohe ära muuta. Aga see tähendab 21 päeva teadlikult korrata uut mustrit. Ja kui korra libastud vanasse mustrisse, automaatkäitumine täiesti okei, siis tuleb alustada uuesti sellest esimesest. Sa teadlikult otsustad, ei, see käitumine ei sobi, meil tuleb seda muuta. Nüüd me hakkame tegema uut mustrit 21 päeva. Isegi see, kui sa jõuad 20-ndani ja siis libastud. Selge, midagi on vaja veel õppida. Ja uut mustrit alustad esimesest päevast. Ma ei ole kunagi lubanud, et meie teekond on kerge. Te tulite siia maailma teadmisega, et see ei saa olema kerge teekond. Kuid see, mida me mäletasime mõned aastad peale sündi, kustutati meilt ära ja kustutati tegelikult mitte niivõrd mingi välise jõu poolt, ehk siis
mitte füüsilise maailma, vaid siis tulnukate, mis iganes poolt, vaid meie vajadus olla hea laps. Te näete isegi nüüd ära, eks ole, et kui ma tahan olla kellegi jaoks midagi, siis ma kaotan iseenda. Ja see iseennast tulebki tagasi võtta. See on põhjus, miks ma esimesel kohtumisel uue õpilasega, just nimelt õpilase vormis, annan talle ülesandeks leida oma anded. Ja nagu me teame, igalühel meist on vähemalt 3 annet. Need on kingitused, need on tööriistad, millega me tulime siia, et oma missioon täita, et oma õppetunnid selgeks saada, sest me tulime siia mingite konkreetsete lepingutega. Lepinguid on palju, lepingutest võib lugeda mu blogist, aga tänaseks ütlen, olge kaitstud oma enda südameväes ja kohtume mõnel järgmisel pühapäeval. Ei saa öelda järgmisel, sellepärast, et ma ei tea, milline olukord võib järgmine pühapäev olla. Et mõnel järgmisel pühapäeval kindlasti. Ja võib-olla ma nüüd vaatan, kuidas see tehniline pool meil välja kukub, et tuleb hakata tegemagi eelnevalt salvestatud klippe, et need siis üles panna, sest kvaliteet on vajalik, et ma võin küll teha audiot, aga videona on teine teema. Niisiis, olge kaitstud oma enda südameväes ja kohtume mõnel järgmisel pühapäeval.